Tere kõigile! Tore, et te olete siia jõudnud. Järelikult on oluline. Osad küll andsid märku tõesti, et nii väga soovivad osaleda, aga ei saa parasjagu, aeg ei klapi, nii et selle jaoks kindlasti ka salvestame, et toredad inimesed saaksid info kätte ja saaksid meiega liituda. Aga kõigepealt tervitan teid kõiki Tamm-nõukoja nimel. Täna hakkame väga põhjalikult rääkima sellest, mis asi see Eesti Tamm-nõukoda on. Aga lühidalt sissejuhatuseks siis nii palju, et täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoda on loodud selleks, et ühendada erinevad valdkonnad ja erialad ja luua dialoogi, esindada ühiselt meie häält ja töötada välja ka eetilisi ja professionaalseid kutse- ja hindamisstandardeid. Tänased teemad, tänane meie eesmärk on see, et aru saada põhjalikumalt, mis on Tamm-nõukoda, mis on meie missioon, meie roll, võimalused, mille eest me seisame, kuidas liituda Tamm-nõukojaga ja milliseid eeliseid see toob liikmesorganisatsioonidele. Milline on meie visioon ja kindlasti ka tulevikus Tammi roll ühiskonnas ja kuidas sina ja sinu organisatsioon, sinu kool saavad panustada, kaasa rääkida standardite ja koolituskriteeriumite ja koostöövõimaluste loomisel. Teeme lõpupoole ka sellise ühise arutelu, et juba selliseid järgmiseid samme planeerida ja rohkem selgust luua. Täna webinaril räägivad Tamm-nõukoja juhtkonna liikmed Valdo Hertsman, Alar Krautmann ja Marina-Paula Ebert. Valdo on Tamm-nõukoja juhatuse esimees, Valdo lehvitab ja ja muidugi ka Kiishiatsu edendaja Eestis. Alar on Krautmanni Terviseakadeemia asutaja ja ka aastaid väga palju panustanud Tamm-nõukotta, väga olulist rolli kandnud. Samamoodi Marina-Paula Ebert Holistika Instituudi asutaja ja juht, kes on ka juhatuse liige ja tema kannab peamiselt hoolt siis selle eest, et eetika ja professionaalsus, kutsestandardid oleksid kõige parimal viisil välja töötatud. Üks asi veel, mis ma tahan siia algusesse veel öelda, et tänane veebiseminar on suunatud 3 sihtgrupile. Igaüks saab nüüd mõelda, millisesse sihtgruppi tema kuulub. Et esimene sihtgrupp on täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna spetsialistid, kellel ei ole veel kutsestandardit või ka erialaühingut, aga kes tunnevad vajadust selle järgi, et tahaks kuskile kuuluda, tahaks tunda seda kindlustunnet, tahaks koos arutada selles valdkonnas mõtteid, pead kokku panna ja koostööd teha. Teine sihtgrupp on Tamm-nõukoja liikmed, kes juba on liikmed mõne organisatsiooni kaudu, aga tahaksid rohkem panustada. Võib-olla on natukene senisest panustamisest kaugeks jäänud ja tahaks rohkem kaasa lüüa Tammi arengus. Ja kolmandaks sihtgrupiks on koolid ja organisatsioonid, kes oleksid valmis liituma, kellel on toimivad õppekavad järjepidevalt olnud, aga kellel ei ole veel kutsestandardit ja kes otsivad selle jaoks siis infot ja teadmisi, et kuidas seda teha. Nüüd väga oluline, mis ma palun, et andke siia Zoomi chati märku, millisesse sihtgruppi te kuulute. Et kas te olete Tammi liikmed või olete te mõne täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna esindajad, kes ei ole veel Tammi liikmed, mõne organisatsiooni või kooli esindajad või milliselt erialalt te olete. Et andke korra siia chati märku, siis me teame, kes meil siin täna kuulamas on. Ja seni, kuni te siia kirjutate, siis annan sõna Alarile, kes räägib natukene Tamm-nõukoja ajaloost, et miks Eesti Tamm-nõukoda üldse loodi. Palun, Alar. Ja tervist ja mul on suur rõõm teid siis tervitada. Ka Tamm kutsenõukoja poolt ehk siis ka
mul on au olla selle esimees. Et olen Ülo ja meie siis ühe auliikme Karl Muinastiga ka asutajaliikmed. Ja võib-olla tõesti see ajaloo mõistmine annab natukene ka arusaamist, et miks see äh, nõukoda just praegu on täpselt selline, nagu ta on ja kus kohas me siis omadega oleme. Et selle ühingu siis idee autor on eelkõige Lembit Tammekivi, kes siis oli ise väga hea tsooniterapeut ja tänaseks on kahjuks läinud taevastele radadele. Tema oli ka esimene esimees ja siis oli selle ühingu nimetus Eesti Loodusteraapiate Nõukoda. Sellest natukene hiljem sai nimetuse Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda. Ja miks see loodusravi seal sees oli algselt see mõte, et ta on nagu loodus või loomulik ravi, aga kuna väga paljud tundsid, et nad selle looduse osaga tegelikult ei seostu, siis see ka mingil hetkel kadus meil sealt ära. Ja ühingu esialgsed eesmärgid, miks see siis sai kokku kutsutud, oli tegelikult võrdlemisi sarnased sellega, mis nad on praegu. Et ehk siis ühendada selle sellise noh, natukene siis sarnase mõtteviisiga inimesi, siis teha kutsestandardeid, kuigi sellel hetkel, kui me hakkasime seda tegema ja see oli siis aastal 2003, ei uskunud tõenäoliselt nagu väga tõsiselt meist keegi, et see päriselt on võimalik. Nii-öelda mitte kutsestandardite tegemine, et sellesse me uskusime kõik, aga see, et neid ka kutsekotta vastu võetakse, sellest me nagu sel hetkel noh, unistasime, aga see oli selline väga ebarealistlik unistus sel hetkel. Siis korrastada sellise loomuliku meditsiini ravimaastik, seista ühiste väärtustest. Näiteks mina olen ka algusest peale siis seisnud ennetusmeditsiini eest just, et see oli ka selline arusaam, mis oli võib-olla natukene visa tulema. aga mulle tundub, et praegu on see juba täitsa omaks meil võetud. Siis seista valdkonna vajaduste eest ja riigiga suhtlemisel. Ja nii nagu praegu on juba ka WHO-ga, et selleni me ei osanud isegi tol hetkel mõelda. Otsida siis ka liitlasi ja häid näiteid teistest riikidest ja siis just selliseid kontakte luua. Sellised peamised eesmärgid tol ajal. Ja siit edasi siis läkski nii, mida me tõesti väga isegi ei uskunud, et me siis oleme peaaegu 10 aastat ka kuulunud Eesti kutsekotta. Et sinna saamine oli võib-olla mõnes mõttes nagu selline lotovõit. Et selleks pidid siis kõik asjad klappima ja natukene veel, et pidi olema ka keegi seestpoolt, kes tõsiselt siis nii-öelda meisse uskus. Ja sellel hetkel me ka selle kõigega siis täiesti enesele ootamatult saime hakkama. Et kui me saime sellega hakkama, siis me ise ka mõtlesime, et mis nüüd saab edasi. Et minul on endal õnnestunud siis 3 kutsestandardit sinna kutsekotta kaitsta, et see oli siis Hiina meditsiin, Tai meditsiin ja Eesti pärimusmeditsiin. Ja pärast seda siis tekkis võib-olla selline väikene isegi nagu tagasilang, et okei, et nüüd me oleme oma kutsestandardid saanud ära teha, meid on võetud kutsekotta, et nüüd kõik kõndisid natuke nagu kikivarvul, et mis nüüd tohib teha ja mis ei tohi teha ja siis oli natukene võib-olla ka noh, niimoodi kivi meie kapsaaeda, et osad inimesed võib-olla tundsid, et nüüd on noh, nagu turvaline olla ja et vaata, kui need teised tulevad, võib-olla need teised ei ole
kutsekoja jaoks piisavalt atraktiivsed ja siis selline nagu oht selle näol ja kuidagi tekkis natukene tõrge võib-olla ka selleks, et avatult siis nii-öelda kõiki kutsuda. nii et mulle tundub, et võib-olla mingis mõttes oli see isegi nagu hea, et meid siis ühel hetkel sinna enam ei tahetud. ja nüüdne juhatus on siis seda kuidagi parandamas, et just see, mis praegu me teeme, ongi täpselt see, et siis saaksid kõik siia inimesed tulla siis nii-öelda tegelevad tervist toetavate tegevuste või meetoditega. nii et siit ongi siis paslik anda sõnajärg edasi juba sellele, et mis siis praegu toimub. et minu poolt siis tänud teile. aitäh, Alar, ja palume rääkima Valdot. Ja tervitan mina ka neid, kes kuulevad tänasel vastikul külmal sügisõhtul kui ka neid, kes siis hiljem vaatavad seda kõike videoekraanilt. Alari jutust siis läheks edasi. Tõepoolest, me ei taha olla selline igav organisatsioon, kes räägib standarditest ja mingist kokkukuuluvusest, kui sellest õieti aru ei saa, miks. Et selle mõte ongi praegu tänase jututoa mõte on see asi näidata, kui vältimatu loodusnähtus see asi on, kus me liigume. Nüüd loodusnähtusest on tingitud siin ka esimene punkt kohe, et mis me tegelikult siis tahame. Me tahame sellest hallist udust, kuhu kogu tammvaldkonda just nagu tahetakse uputada, et meid ei ole olemas. Me tahame ikkagi eristuda, sest me oleme õppinud, me oleme suures osas kõrgema haridusega, ka mitme kõrgema haridusega. Et me tahame, et sellest lõpuks aru saadaks. Ja eks vist saadaksegi aru, aga praegult on olukord selline poliitiline tahe, et tegelikult on väga hea meid lihtsalt ignoreerida. Et see on lihtsam, see on odavam, see on süsteemile ka kasulikum praegult. Ja millega me siis eristume ongi see, et me juba siis sellest ajast alates, kui see üksus loodi siin 21 aastat tagasi juba peaaegu, et just õppele, kutse kvaliteedile, kutse eetikale rõhudes me tahame seda riiklikku tunnustust välja teenida. See on võtnud erinevaid selliseid suundi, aga nüüd viimase aasta-paari jooksul me üha täpsemalt saame aru, mis siis tegelikult on vaja selleks teha, et me selle riikliku tunnustuse lõpuks välja teeniksime. Et me ei pea selleks meditsiini tohutult õppima, et meil tegelikult isegi on oluline jääda pigem oma liistude juurde ja olla ise hea alternatiiv, täiendmeditsiini spetsialist. Nii et eesmärkideks ongi siis veel ka, kui me oleme organisatsioonina koondunud, siis valdkonna infovahetust hästi korraldada, haridust toetada ka teistel erialadel, kutsuda, koondada. Selle kaudu siis me kogu aeg ka tammainet saaksime tõsta ja avaliku arvamust kujundada endale soodsas suunas. See on tänapäeva süsteemis muidugi keeruline, aga kui me oleme tublid ja meil on tublisid inimesi ja me seda süsteemselt ikkagi järjekindlalt teeme, siis viimased aastad on näidanud, et pigem me hakkame oma kaljud kogu aeg ikkagi tugevamaks ja suuremaks muutma. Et ega meie kallale väga enam tulla ei taheta, ei saada. Et me just nagu eksisteerime, meid veel ei tunnistata, aga meile keegi ka jalga ette ei ole saanud panna. Ja et nii me areneme. Ja niimoodi, kui me laiendame oma kandepinda Eestis, siis seda suurem roll, seda suurem õigus on olla meil ka sõnaliider omas valdkonnas. Ja siin viimase paari aasta jooksul on selgeks saanud, et ega me ei saa siin Euroopa ääremaal nüüd kõike ise välja mõelda, et tegelikult maailmas ja Euroopas on ikkagi suurem osa sellest tööst juba tehtud.
kui natukene ringi vaatasime, siis me näeme, et tegelikult on vaja lihtsalt ennast riputada selle külge, mis juba on toimunud ja luua need kontaktid nii-öelda välismaailmaga. Ja juba selle laine harjal siis saavutada seda, mis me tegelikult tahame. See, mis praegult maailmas toimub üldse meie valdkonnas, see on niivõrd tohutu muudatus, et me ise ka imestasime, kui me selle nüüd hiljuti avastasime, et tundub ikkagi, et tunnel on küll pikk, aga tunneli lõpus on kindlalt valgus. Et sellest ka paari sõnaga täna võib-olla nimetame, aga see on juba pikem lugu, mida siin meie järgmistes loengutes või infotundides me saame jagada. Nüüd kõik see on selleks vajalik, ühesõnaga, mis on eesmärgid. Eesmärgid ongi see, et lõppeesmärk on integreeruda riiklikku tervishoiusüsteemi, toetudes siis rahvusvahelisele juba sellisele lainele, sellele muutustele, mis maailmas toimuvad ja oma erialade tugevdamisele, heale koolituse kvaliteedile. Vaatame järgmise slaidi. Ma ei tea, on see kõik arusaadav, mis ma ütlen. Meie jaoks on see elu praegult atraktiivne ja väga selline missiooni õhutav. Me tahaksime seda energiat, seda powerit, mis meisse need teadmised ja valdkonna info tekitab, ka teisi nüüd süstida ja tõmmata kaasa suuremat hulka ikkagi Eesti valdkonna tegijaid. Mis meie visioon? Visioon on meil kodulehel kirjas. Me ikkagi näeme, et siin on see siis 10 aasta pärast, 30 või 50 aasta pärast. See on tõesti nagu loodusnähtus paratamatu, et tammvaldkond muutub suureks osaks riiklikust tervishoiust. Ja me täidame väga olulist rolli Eesti riiklikus tervishoius. Et just tänu sellele, et meie käsitlus on ikkagi haiguste algpõhjustele keskenduv, ta on selline holistiline, terviklik ja tänu sellele me vähendame mitte ainult siis haigestumisi, hoiame inimesed mitte haigeks saamast, vaid me ka kulutusi hoiame kokku. Kuigi praegult tihti arvatakse teistpidi, et et meie teenused on nii kallid. Meie teenused on need, mis ei tekita kulutusi edaspidi. Kui inimene on ikkagi terve pidevalt ja ta ei ole krooniliseks haigeks muutunud, siis on ka kulutused väiksemad. Ehk see eeldabki, et ikkagi maast madalast juba meie ühiskond teaks rohkem tervisest, teaks oma kehast, teaks haigustest ja oskaks vastutust võtta iseenda tervise eest. Et see on meie üldine suund. Meil paratamatult on kohustus ka selle eest seista. Ja ideaalis siis, et kõik need looduslikud raviviisid, mida me siin kasutame, et need oleksid siis üha rohkem, üha tavalisemad meie elus. Et ei ole see, et kõik jooksevad retseptide ja saatekirjade ja igasuguste ortopeedi järjekordade järgi, vaid nad ei vaja enam seda. See ongi kokkuhoid, see ongi tervis. Nii et visioon on ilus, iseasi, millal see visioon kätte jõuab. Kui pikk see tunnel on lõpuks. Ja asi, et tal lõpus valgus on, et see hoiab meid tegevuses. Ja vaatame edasi. Ja nüüd sõna siis Marinale, kes räägib sellest, miks seda ühtset häält ikkagi nii väga vaja veel on. Kõigepealt ütleks, et mis on minu spetsialiteet selles tammnõukojas on, et ma olen kõige intensiivsemalt kaasa löönud just nimelt kutsestandardite loomise valdkonnas. Et ma ise liitusin selle nõukoja tegevusega, mitte küll organisatsioon nõukojaga, aga nõukojaga tegevusega 2012. Ja 4 aastat enne seda, 2008, oli Eesti hariduses suur muutus. Võeti vastu uus kutseseadus, mille järgi siis
meie Eesti kutsete süsteem viidi kooskõlla just selle Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga. Et see on nüüd siis see kõige esimene mõte siin selle slaidi peal. Ja see kõige olulisem asi, mis sellega kaasa tuli, oli muutus ka koolituste struktuuris. Et kui varem kirjeldati koolitust nii, et mida me inimestele õpetame, siis pärast seda selle koolituse kasulikkuse mõõtmine käib hoopis selle järgi, et mida inimesed seal õppisid, mida nad seal selgeks õppisid. Ja seesama süsteem kehtib ka praegu ja aina rohkem ja rohkem see mõte, et on vaja mõõta seda, mida inimesed oskavad, et see läheb nii kutsete süsteemi kui ka koolituste süsteemi sisse. Ja meie TAM nõukojas ja TAM kutsekojas olemegi seda liini kogu aeg ajanud. Nii et need kutsestandardid, mis meie erialadel on vastavad igatepidi nendele nõuetele. Et mis ja see, et terapeudid ja ka need koolitused ehk siis koolid ja koolide koolitused ja õppekavad, et need vastaksid tasemele, et see muutub eriti aktuaalseks siis, kui täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkond saab võimaluse integreerida ennast ka riiklikku tervishoiusüsteemi, sest siis päris kindlasti hakatakse sellele kvaliteedile tähelepanu pöörama ja seda kvaliteeti tuleb siis ka tõendada. Ja me oleme algusest peale siis seda tõendusmaterjali endale loonud. Nüüd kadus slaid ära. Ma ei vajutanud kuskile, lihtsalt kadus. Üks hetk, ma kohe tegelen. Mis juhtus? Ühendus on olemas vähemalt. Jah. Oot. Appikene. Üks hetk, ma korra võtan screen'i ära. No vot, screen'il on ilus Maria. Oi, ma isegi ei vajutanud kuskile, lihtsalt läks pilt mustaks. Jah. Nii, kust No, see oli nii tähtis sõnum, et isegi pilt välja. Siis, et tõepoolest, kui meil õnnestub ja ükskord see õnnestub niikuinii ühineda selle suure tervishoiusüsteemiga, siis kindlasti see täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna terapeutide kvalifikatsioon, et see muutub eriti tähtsaks ja et meil on vaja siis seda tõepoolest tõendada, et meie terapeudid teevad kvaliteetset tööd ja et need koolid, kus kohas õpetatakse, et nendel on koolitajatel või koolitustel on ka kvaliteet ja maine. Nii et siis ühest küljest terapeutidel on kasulik kuuluda sellesse süsteemi. Ma mõtlen TAM nõukoja alla oma organisatsiooniga. Koolitajatele on see kasulik, et kui üks kool kuulub nõukotta, siis see on juba kvaliteedimärk. Ja mis on kogu aeg olnud selline pinnuks silmas nii meediale kui meditsiinisüsteemile, et selles nii nagu Valdo nimetas, et hall valdkond, et seal ei eristata neid, kes on välja õppinud ja kes lähtuvad oma töös kutse-eetikast, kellel on eetikakoodeksid ja need, kes on siis teevad lihtsalt mingisugust teraapiat. Nii et TAM nõukotta kuuluvatel organisatsioonidel kõik terapeudid lähtuvad kutse-eetikast. Ja meie kutsetunnistus on tunnustatud kutsetunnistus ja terapeutidele annab see ka juriidilise kaitse, et kui ta kuulub TAM terapeutide perre. Ja loomulikult organisatsioonidele samamoodi väga tähtis asi, et ühenduses on jõud
et kui organisatsioon, kus terapeute koolitatakse või kuhu nad ise kuuluvad, on eraldi, siis ühel organisatsioonil ei ole Eestis suurt mõju, aga meil kõigil koos on. Ja palun viimane see rida ka. Jah. Ja nõukoda ja just TAM Kutsekoda aitab kutsestandardeid luua. Ja meil organisatsioone Eestis on päris palju, kus tegeldakse ühe ja sama erialaga, aga et omavahel ei ole sidet, sellepärast et seal on ka oma erisused. Siis meie oleme valmis aitama leida ühisosa ja sinna juurde siis nendel organisatsioonidel säilitada ka oma eriala erisuse. Aga et see ei peaks olema takistuseks liitumisel TAM nõukojaga ja oma kutsestandardi väljatöötamisel. Nii, minu jutt kõik. Ja palun, Valdo. Ja. Meie nüüd praktika elu on näidanud, et eestlane peab ikkagi aru saama, et kas ta saab rikkaks ja tubliks, kui ta üksinda kuskil tööd teeb, nagu eestlased on maast madalast tahtnud olla, et naabrist kilomeetri kaugusel ja pigem tülis. Et on millegipärast on näha ikkagi, et halvad võidavad ainult selle läbi, kui head omavahel läbi ei saa hästi. Et see sama toimub ka TAM valdkonnas, et mida rohkem killustume, mida rohkem üksteisega ühisosa ei oska leida, siis toimub täpselt sama asi, mis on pikka aega toimunud ka Eesti poliitikas. Et on küll väga tublid inimesed kõik, aga näed, ikka kisuvad omavahel. Üks on kehvem ja teine on parem. Kui me nüüd TAM valdkonnaga midagi saavutada tahame ja mingit murrangut, siis me peaks käituma nii, nagu 90-ndatel Eesti käitus ja üks eesmärk tõi kõik kokku. See sama murrang või samasugune revolutsiooniline situatsioon võiks toimuda ka tervishoius. Kui ma kuulan siin praeguse sotsiaalministri lähenemisi, siis räägitakse ju tegelikult ikkagi kriisiolukorrast. Korduvalt räägitakse, et on kriisiolukord meditsiinis ja see on raha. Ja miks raha vähe on ikkagi see üldine poliitika ei ole olnud selles suunas. Nii et see on pikem jutt, eks te ise teate ja olete uurinud, aga ikkagi me oleme jõudnud selleni, et ei piisa ainult, et meie ühenduses on koolid või erialad, kes ei aktsepteeri üksteist, ei tee koostööd. Et tegelikult oleks oluline ikkagi, et ühendumine ja kasvamine algaks iga eriala sees ka. Sest koolid tihti õpetavad inimesi, lasevad nad lahti, juba otsivad uusi õpilasi, nad on selles tohutus katlas, mis nõuab majandamist, mis on väga üllas ja väga kasulik, aga tihti need inimesed, kes selle kooli lõpetavad, see õpe ei jätku sellisel tasemel, sellise nii-öelda, võiks öelda kontrolli all. Mingil määral ikkagi elukestev õpe võiks olla ka TAM valdkonna erialadel. Et selleks ongi liidud loodud, väga hea näide on just holistilise regressiooniteraapia, kelle valdkonna selts Horetes on suurepärane, ta korjab kohe peale kooli lõpetamist inimesed oma liitu ja neil on väga aktiivne ja väga tulus mõlemale poolele tegevus seal, mis tagab täieliku kaitse, toe ja täiendõppe. Ja selliseid liitusid oleks vaja omakorda liita üle Eesti. Ja meie TAM nõukoda oleme sellest aru saanud, et iga valdkonna eriala ühendamine ja laienemine algabki just iga ühingu, iga eriala, iga organisatsiooni enda seest. Et me ei saa loota, et kaks kooli, kes seal võib-olla konkureerivad majanduslikult või vaidlevad mingi eriala sisese nüansi pärast, et nad hakkavad siis koostööd tegema.
tihti see ei jõua koostööni ja see ongi seni hoidnud tammvaldkonna nii killustatuna, et nüüd tuleb sellest nagu aru saada ja sellest edasi samm astuda ja mõelda ikkagi nagu kaugema eesmärgi peale. Nii et jah, tuleb moodustada eriala üleseid kogukondi. Et kuidas üldse meie põhikirjas on seatud, meil on tegevliikmed, on liikmekandidaadid ja on ka toetajaliikmed. Kui tegevliikmeks saab ikkagi eelkõige praeguse põhikirja järgi organisatsioon, juriidiline isik, siis toetajaliikmeks võivad saada ka eraisikud, nii-öelda muud koolituse või õppega mitte tegelevad organisatsioonid ja ka üksikisikud. Me nimetame neid toetajaliikmeteks, kui nad lihtsalt juhinduvad meie põhikirjast, on nõus maksma liikmemaksu ja kannavad ka mingeid selliseid põhikirjast tulenevaid kohustusi, siis et sellest piisab. See ongi see, et meil on tegelikult võimalik kõiki valdkonnaga seotud ja sellest huvitatuid inimesi liita kokku. Et põhikirja järgi see on võimalik. Vaatame edasi. Ja. Tegevliige siis jah, on organisatsioon, kool või ühing, mis on nõus ühingu eesmärkide saavutamise nimel kandma siis neid otsuseid põhikirjalisi ja ka tammterapeudi eetikakoodeksist kinni pidama. Need on nüüd kriteeriumid tegelikult. Ma nüüd ei vaadanud kohe pealkirja. Et me oleme viimase 2-3 aasta jooksul endal hoolikalt läbi mõelnud, et kes on siis need liitujad, keda me tahame oma ühendusse. Me oleme neid pidevalt lõdvendanud, nagu Alar juba alguses rääkis, et ei saa ainult keskenduda sellele, et kõige paremad ja kõige tugevamad ja kõige suuremad. Et niimoodi me ei ühenda tammvaldkonda Eestis, et meil on tohutult kirju on see valdkond. On väikseid tegijaid, on suuri tegijaid. Ja siis selle järgi me olemegi sellised kriteeriumid kokku pannud, et see võiks olla siis ideaalis tegevliige, organisatsioon, kool või ühing. Eriala peaks olema raviteraapia suunatlusega ikkagi. Eesmärgiks on mingi muutus meeles kehas. Ja et aluseks on siis ikkagi teatud teooria või meetod, millest lähtutakse, mis ei ole lihtsalt õhust võetud või välja mõeldud ja mis omab selgelt sõnastatud ja arusaadavat lähenemist tervendamisele. Nii et me oleme selles suhtes ikkagi pigem täpsed, et me vaatame, et see eriala, mis meiega ühineb, et sellel oleks ikkagi sisu, ideaalis ka ajalugu, kuigi me ei saa ainult ajaloole enam toetuda, tänapäeval sünnivad uued erialad väga uhkelt, päris kiiresti, sest aeg ju läheb edasi ja me ei saa konservatiivseks jääda. Ja ideaalis siis tegevliige omab juba ka tulemuslikku koolitussüsteemi, aga paljud tänapäevased liikmed on alles alustanud ja väga kiired ja tublid juba mõne aastaga loovad oma koolitussüsteemid, nii et jällegi see ei ole alati näitaja. Me pigem mitte ei otsi liikmeks selliseid liikmeid, kes omaks juba kindlat süsteemi, vaid pigem meie hõlma all ka liikmekandidaadi staatuses nad saaksid sellised süsteemid luua. Nii et see on see mõte, et milleks liituda. Meie oleme need, kes peaksid siis toetama tammvaldkonna haridust, suunama, aitama, toetama. Nii et jah, liikmekandidaat on meil reeglina see inimene põhikirja järgi, kes siis on nõukoja koosseisu liitumas. Me siin näiteks aastase tähtaega me siis vaatame, kuidas selle uue liikmega, kui ta on täiesti tundmatu meie jaoks veel või erialana on uus, et siis me vaatame, kuidas ta sobitub meiega, kas see on ikka see, keda me alguses arvasime ta olevat. Et selleks on liikmekandidaadi staatus ja teatud sisseelamisaeg. Aga jah, meile on oluline, et iga organisatsioon, kes meie liikmeks lõpuks saab, oleks oma tegevuses läbipaistev, arusaadav, usaldusväärne
klientide, teiste nõukoja liikmete jaoks ja eelkõige siis selle kaudu ka meie ühiskonna, meie partnerite, meie klientide, patsientide jaoks. Sest tänu sellele mainele ehitub üles üldse ka meie maine ja usaldusväärsus ja sõnaõigus, sõnaliidri väärtus. Et me läbi oma liikmeskonna suurendamise, loomise kujundame ka oma mainet ja tugevust. Et see ongi meie praegune põhipoliitika. Edasi. Ja Marina veel jätkab. Nii, mina alustaksin slaidi lõpust. Et kuna algus on juba väga palju ära räägitud, et eks meie praegune tulevikuvaade kõige optimistlikum ja võib-olla, et ka kõige selline külgetõmbavam tulevikupilt on see, et me ikkagi saame riikliku tervishoiuga liituda. Ja nii nagu Valdo juba ennem ütles, et need viimase aja maailma arengud täiend- ja alternatiivmeditsiini kasuks ja just selle tähtsust rõhutades meditsiinisüsteemis, et need on olnud üllatavad ja et need ei saa jätta ka mõjutamata meie Eesti tervishoiusüsteemi. Ja kui täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonnas tegutsev siis terapeut või kool tahaks riikliku tervishoiusüsteemiga liituda, siis ma ei kujuta ette, et see saaks toimuda teistmoodi kui läbi esindusorganisatsiooni. Ja TAM nõukoda on just nimelt see esindusorganisatsioon. Sest valdkonnana me ei ole ju veel nii tohutult arvukad. Me ei saa võrrelda ennast ei õpetajatega ega arstidega. Et need inimesed, kes teevad selle valdkonna tööd, et meid on ju palju vähem. Ja kui me ühendame oma jõud, siis see jõud on kohe kordades kasvab ja on tugevam. Ainult koos selle nimel tegutsedes on meil võimalik pilti saada sellesse riikliku tervishoiupilti. Ja mida siis veel kasu saab sellest, kui üks organisatsioon on nõukoja liige? Just nimelt organisatsioon, sest nõukoda ühendab organisatsioone, kuigi üksikinimesed või eraisikud võivad ka olla toetajaliikmetega. Et terapeutidele ja koolidele, organisatsioonidele annab TAM nõukoda kaitset, sest seda üldist hirmu selle valdkonna ees ja halvakspanu, ma arvan, et seda teab igaüks, kui tihti seda sünnib. Siis usaldusväärsuse kasv, et need koolid, need organisatsioonid, kes on nõukoja liikmed, et see nõukoja liikmeks olemine on omamoodi kvaliteedi näitaja. Ja seda kvaliteeti saab näidata sümboolika kasutamise läbi, kas siis oma kodulehtedel, kasutada märgiseid, kleebisid koolides, ka terapeudi töökohas. No ma olen näinud seda, et kui kalliks terapeudid peavad oma kutsetunnistust, seda ilusat kutsetunnistust, mida nad siis TAM nõukojast saavad. Et see pannakse oma kabinetis ka aukohale ja inimesed seda lihtsalt niisama ei saa, vaid sellega kaasneb tõepoolest kvaliteedikontroll eksamite näol, kutseeksamite näol. Ja kui tahta kujundada ühel organisatsioonil turundust ja oma mainet,
no siis igatepidi on hea kasutada kõiki neid erinevaid logosid ja noh, rõhutada seda omaenda seost Tammnõukojaga. Ja teine oluline aspekt, et olla osa millestki suuremast ja eks inimesed on ju erinevad. Mõni on huvitatud sellest, et ma teen vaikselt omaenda tööd, et ma ei taha mitte midagi muud, aga mõned inimesed tunnevad tõepoolest rõõmu sellest, kui nad saavad oma valdkonda arendada ja just nende inimeste jaoks see Tammnõukoda ja osalemine ka siis täiend- ja alternatiivmeditsiini kutsekojas oleks see õige ja hea koht. Sest iga aastaga üha rohkem suurenevad võimalused osaleda erinevatest konverentsidest, messidest ka välismaal. Siis meil on võimalus edaspidi anda soodustusi oma nõukoja liikmetele ja need regulaarsed ühised täiendkoolitused, no neid kokkutulekuid me oleme juba teinud ja see on alati olnud nii südamlik, ühendav kui ka kasulik ettevõtmine. See on minu jutt. Ja sõna tagasi Valdole. Oi. ahah, noh, et kuidas siis liituda, et tuleb ära öelda siis kõige lihtsamas vormis on meil, et ei ole ikkagi blanketti. On selline emaili aadress info@tammnõukoda, sinna võib kõike kirjutada ja küsida muidugi, aga kui on selline liitumisega seotud soov, siis võib selle vabalt selle ka sõnastada ja kirja panna. Ja siis saab edasi suhelda. Et seal on, noh, põhimõtteliselt on vaja siis andmed selle inimese, organisatsiooni, kooli kohta, et mis kool ta on, millega tegeleb, milline eriala, kus asub, mis nimi ja nii edasi, eks, nagu ikka. Ja siis me juhatuses vaatame selle läbi ja siis võtame ühendust ja suhtleme. Ja tavaliselt me oleme teinud nii, et siis uue liikme kandidaadiga me kohtume ja räägime asjad lahti ja saame üksteisega tuttavaks. Kui on see avalduse esitamine ei ole veel selline lõppotsus, et tihti tahetakse ikkagi rohkem teada saada ennem kui sellist sammu astuda. Nii et juhatus teeb selle eeltöö ära kõik ja põhikirja järgi uus liige või liikmekandidaat kinnitatakse üldkoosoleku otsusega, noh ja ka toetajaliige muidugi. Ilmselt toetajaliikmega käib see asi palju kergemini, sest seal ei ole selliseid erialaseid ja juriidilisi aspekte nii palju. Nagu ma rääkisin, et eriala puhul me tahame veenduda, et on tegemist ikkagi sellise suhteliselt veenva erialaga. Et ta ei ole päris kuskilt nurga taga kokku klopsitud. Ja nüüd on selle aasta suvepäevadel tuli ka teemaks, et mis siis, kui ei ole ei organisatsiooni ega erialaliitu, et on kõva tegija ja teeb head asja, aga et mis siis nendest saab. Et üks variant ongi, et toetaja liikmeks. Et lihtne. Ja sealt samast arenes välja ka selline mõiste nagu üksikterapeutide liit. Terve rida oli meil suveüritusel isikuid, kes ütlesid, et see oleks päris huvitav mõte. Et kus on probleem, seal tihti leitakse ka lahendus ja ma usun, et me leiame ka lahendused. Eelkõige me ikkagi otsime head suhtumist. Nagu mulle on meeldinud tööandjana öelda alati, et ei palgata mitte töötajat, vaid palgatakse suhtumist. Oskusi ja kõike muud saab pärast õppida ja juurde arendada. Nii et kui sul on tunned, et sul on suhtumine ja selline häälestus olemas, siis sa oled juba potentsiaalne sobilik kandidaat liitumaks Tammnõukojaga. Nii, ja nüüd ongi õige aeg. Natukene ma jagan enda liitumise kogemuslugu.
sest mina olen üsna värske liige. Tundub, et nagu oleks alles liitunud, aga tegelikult on aega ju juba äkki 1,5 aastat läinud mööda. Et mina, kes ma siis siin olen selline, kõik ei pruugigi mind ju teada, et minu jaoks paljud on võõrad inimesed, kes täna siin on. Mina olen Maria ja mina olen integratiivsete psühhotehnoloogiate kooli asutaja, sealhulgas siis RI metoodika looja. Ja minu liitumise soov TAM-iga algas sellest, et ma tundsin, et ma tahan oma õpilastele esiteks pakkuda rohkem paremat kvaliteeti ja ma tahaksin seda õppekava kuidagi nagu selliseks selgemaks, korrastatumaks. Ma tahaksin oma õpilasi hinnata paremini ja kontrollida nende omandatud pädevust ja töötada välja kutsestandard, et neil oleks oma tegutsemiseks selline turvaline ja kindel väljund samuti. Ja ma hakkasin kõigepealt otsima, et mis see kutsesüsteem meil Eestis üldse teeb, selle kohta uurima, kuidas see värk kõik üldse käib. Palju segadust oli alguses ja jõudsin TAM kutsekojani. Kõigepealt võtsin ühendust Alariga, helistasime, Alar natukene selgitas, rääkis, et mida see TAM endast kujutab ja tegi mulle sissejuhatuse ja julgustas avaldust saatma. Ja sellele siis järgneski see, mida Valdo rääkis, et saime kokku ja esialgu oli kõik väga selline, kuidas öelda, mõlemad tunnetasime teineteist, üksteist, et kas me sobime, kas mina sobin neile, kas nemad sobivad mulle, kas meie visioon klapib. Väga oluline tegelikult. Et mulle kogu see liitumisprotsess tohutult meeldis, sellepärast et see pani kuidagi nagu, nad esitasid mulle väga olulisi küsimusi, et kuhu mina tahan kuuluda selles TAM valdkonnas üleüldse, mida ma olen valmis panustama ka TAM nõukotta, kutsekotta. Ja see kõik mulle väga sobis, sellepärast et ma otsisingi sellist organisatsiooni, kellega koos luua ja koos arendada seda TAM valdkonda Eestis üldse edasi. Et ma väga loodan, et uued liikmed, kes liituvad just nimelt selle sama entusiasmiga ja selle sama energiaga, et teeme koos ja teeme koos head asja, teeme selle TAM valdkonna tugevaks. Jah, oota, üks mõte mul oli veel, mis ma tahtsin siia tuua. Et esialgu ma siis jäin liikmekandidaadi staatusesse ja siiski samas ma sain kohe osa kõikidest nõukoja tegemistest, suvepäevadest ja hästi nagu tore oli kuidagi seda siseelu tunnetada ja olla kohe kaasatud. Et selle tutvumisperioodi eesmärgiks alguses oli ikkagi näha, kas me klapime, kas me ajame sama asja ja kas sellest koostööst sünnib rohkem väärtust. Ja muidugi kohe ma hakkasin väga usinalt kutsestandardit välja töötama ja Marina oli väga hea juhendaja selle jaoks. Tõesti hästi põhjalik. Marina nokkis igat lauset, igat sõna ja pani mind sellega mõtlema väga olulistele kohtadele minu koolis, minu õppekavas, kuidas need asjad üldse on üles ehitatud, et hästi palju selgust nagu tuli selle protsessi käigus juurde. Jah, ei, ma olen väga rahul ja õnnelik selle üle, mis nüüd on sellest välja koorunud. Nii õppekavast kui ka kutsestandardist ja ka TAM-iga koostööst, et hästi äge minu jaoks ja õpilased ka nagu, nemad kogevad palju rohkem selgust. Neil on kuidagi selline selgem siht, et kuhu see meie eriala liigub üleüldse. Et väga head sellised selged sõnastused sain selle protsessi käigus loodud. Ja tänaseks siis ma olen vastu võetud liige. Aktiivselt ja innukalt panustan ja mulle väga meeldib see, mida me koos teeme ja koos loome ja sellepärast ma loodan, et meid saab olema palju. ja et tuleksid uued ägedad liikmed ja ma väga julgustan liituma ka nii-öelda neid üksikliikmeid või toetajaliikmeid, et need toetajaliikmed
ei ole ainult ju toetajaliikmed, et nemad saavad ka osa kõikidest nendest hüvedest ja saavad ka kaasa rääkida ja saavad ka seda kaitstuse tunnet ja koosloomise tunnet, et mis siis, et teie selja taga võib-olla ei ole veel seda organisatsiooni, aga TAM-is osaledes mine tea, mis koostöö võib tekkida, võib-olla siit meie saame kuidagi juhendada teid, et see teie organisatsioon hakkaks kujunema ja tekkima, et koos on kindlasti palju-palju kergem ja palju parem. Just, nii palju minu poolt. ja nüüd on meil väike selline praktiline moment, et me võiksime jaguneda gruppidesse nende samade sihtgruppide alusel, mis ma alguses nimetasin, et teha koos selline väikene arutelu. Mis mõtted, küsimused senimaani on teil tekkinud ja kuidas võiksime edasi minna? Ma kohe avan Zoomis grupp 1, grupp 2 ja grupp 3 ja teile tuleb ekraanile teavitus. Ärge seda teavitust kinni vajutage, vaid liitugegi siis vastavalt kas grupp 1-ga, 2-ga või 3-ga. Ja nende gruppide sees hakkavad siis toimuma arutelud. Esimesse gruppi palun liituge need, kes ei ole TAM nõukoja liikmed, kellel ei ole oma kutsestandardit ega siis võib-olla ka erialaühingut. Et sellised üksikud liikmed siis, kes võiksid tulevikus olla üksikliikmed. Teise gruppi liituge palun need, kes on juba TAM-i liikmed mõne organisatsiooni kaudu ja kes tahaksid rohkem panustada. Ja kolmandasse gruppi liituge palun need, kellel on oma organisatsioon, eriala, kool olemas. Teil võiks olla valmidus liitumiseks, aga kes soovivad siis täpsemat infot ja natukene selles osas arutada, et mis küsimused, mõtted, tunded on teil tekkinud. Kui midagi jäi praegu segaseks, siis andke kohe märku, juhendan teid. Ma avan nüüd need grupid ja rahulikult siis liituge. Kui kellelgi ei õnnestu gruppi liitumine, siis andke märku, ma aitan teid sinna liituda. Nii, nüüd peaksid grupid olema avatud. Võib-olla sa ütled ka, et 3 punkti more on all menüüs, et sinna tuleb vajutada ja sealt saab siis valiku teha. Grupi valiku. Jah, et siit menüüst võtate selle more. Aha. Ja breakout rooms. Ja sealt peaks tulema ruum 1, ruum 2, ruum 3. Nii, kuidas teil õnnestub see? Õnnestub minul. Natukene. Minul ei õnnestu, minul ei tule seda mooris mitte midagi välja. Okay. Moor on küll, aga mis ma selle mooriga teen edasi? Sealt tuleb need breakout rooms vajutada ja sealt peaks avanema. Okei. Nii, Väino, sina oled meil, mitmes grupp sa oled? Kas sa oled grupp 1 või? Niimoodi peaks, kui te nüüd vajutate join, siis peaks see asi õnnestuma. Ma suunasin teid gruppidesse. Nii, 771301. Temaga saad joinida.
Nii. Ja siit ongi hea nüüd veel Valdol öelda peaaegu viimased sõnad, eelviimased. ja ega siin ongi, et ikka see infotamm nõukoda on see, kus pöörduge oma murete ja küsimustega ja avaldustega, et sealt saame, kui et teele asuda tuleb, et kuskile jõuda, tuleb kõigepealt teele asuda ja üks selline esimene samm oleks kirjutada sellele meili aadressile oma soov, oma küsimus ja sealt asi saab edasi minna. Et niikaua, kui seda ei ole tehtud, kõik teekond ei ole alanud. Ja paari sõnaga nendest, millega me siis täna tegeleme. Et jah, me tegelemegi nende eesmärkide poole liikumisega, ehk see ongi see organisatsiooni suurendamine, tugevdamine, nii sisemine tugevdamine kui ka siis laienemine. See on tohutu eesmärk võetud meile. Me natuke juba paindume selle all, sest me peame seda kõike oma vabast ajast tegema tasuta. Aga me oleme suutnud selle viimase aasta jooksul saada aru ka, mis maailmas toimub ja me oleme suutnud jala saada Sotsiaalministeeriumi ukse vahele. Et on teatud kirjavahetus nendega tekkinud ja oleme olnud kontaktis ka Euroopa WHO tammvaldkonna esindusega. Et palju ei puudunud, et me oleksime saanud kutse septembri alguses toimunud Kopenhaageni tammvaldkonna kohtumisele. Aga seekord läks Sotsiaalministeeriumi esindaja üksinda. Nüüd me ootame selle kohtumise tulemusi ja vaatame, mis edasi saab. Et kas meid hoitakse nüüd ministeeriumi ja WHO vahelises infovahetuses või mitte. Aga laias laastus meid keegi ukse taha ei ole jätnud, nii et me oleme selline pool mitteametlik side on olemas meil riikliku ministeeriumiga, mis on iseenesest suur tulemus sellel aastal. Ja jah, algab ettevalmistus järgmise aasta suvel, isegi nüüd me rääkisime sügisest, et teeme järgmine aasta sügisel kokkutuleku suurema, et vältida seda suvist üleküllastatust igasugustest üritustest. Meil toimuvad üldkoosolekud iga 2-3 kuu jooksul, mitte 2-3, ütleme 3-4 korda aastas. Meil on koduleht, meil on uudiskiri, meil on Facebooki leht, Facebooki suletud foorum ja tee üks klõps veel. Kontaktid. Et need on meie kontaktid ja seal viimasel klõpsuga avanes ka QR-kood, millega te saate uudiskirjale ligi, kes veel ei ole tellinud meie uudiskirja, siis igasugune järgnev info, mis meilt tilgub ka tänase ürituse kohta ja võib-olla salvestuse kohta, siis saate uudiskirja abil saate nendele asjadele kõigile ligi. Niikuinii ka meie koduleht, eks. Jälgige kodulehte ja jälgige uudiskirja. Nii et me oleme olemas telefonikõne kaugusel. Ja kokkuvõtte teeb Maria heleda ja energilise häälega. Ja ma just vaatasingi, et sul läks nii hästi praegu, et ühesõnaga minu arust ka nagu Lagle ütles, et tänane see veebiseminar oli väga-väga oluline. Me teeme vist esimest korda sellist tutvustust ja ma arvan, et me peaksime seda kindlasti kordama, et see info jõuaks ikkagi kõikide tegijateni Eestis. Sest kahjuks täna veel on see killustatus, aga sellise killustatusega me ei saavuta oma eesmärke, kui ei ole koostööd, et meil kõigil on ju ühine eesmärk inimesi aidata, inimesi toetada nende teekonnal, et inimene oleks tervem nii vaimselt kui füüsiliselt ja koostöö on see võti, midagi pole teha. Nii et vaatame koos suurt pilti, töötame selle nimel, et terapeudid oleksid professionaalsed ja et panustame koos selle tammvaldkonna arengusse.
nii et ja hoiame sellist loosungit, et kui sa ei kuulu tammvaldkonda, tammvaldkonna esindusorganisatsiooni, eks Eesti tammnõukotta, siis sind ei ole olemas. jah, et miks nii otsekoheselt öelda on ja võib-olla Ja, sellepärast, aga miks mitte, just, eks? et see võiks olla see standard, et sellega me ju hoolitseme selle eest, et see tammvaldkond oleks tõesti professionaalne ja kindel. Et absoluutselt. Rahvarindesse said kõik ju omal ajal astutud ja mis siis nüüd see väike samm veel teha on? Olgu, nii et meie poolt praegu kõik. Kui kellelgi on küsimusi, oleme paar minutit veel siin ja saame siis küsimustele vastata. Ja need, kes vaatavad tänast veebiseminari järgi, siis julgelt andke meile märku oma mõtetest meili kaudu. Arutame, kohtume. Ilusat õhtut kõigile!